Pihitelefon. Tere hommikust! Pihitelefon on taas käima läinud ja kui ennist rääkisime siin konksudest taguotsas ja ka piinlikust näperdamisest vanaprouast, siis nüüd on meil taas uus inimene liinil ja võimalus jälle pakkuda ära 1000 eurot ühe väga piinliku, lõbusa ja toreda loo eest. Tere hommikust, Lea! Tere! Milline siis teie selline juhtum oli, mis võiks kandideerida 1000 eurole? No tänu eilsele loole mul tuligi see lugu üldse meelde. Nii? Käisime sõbrannaga raseduse ajal vesivõimlemises. Ja peale meie said seal nagu teised külastajad ka käia. Ja mina mõtlesingi, et mingi soomlaste paar on tulnud ka ujuma. Aga selle mehe ujumispüksid ei väga ümber ja tema varustus jäi kohe kuidagi silma. Ja hiljem duši ajal me hakkasime arutama sõbrannaga, et huvitav, kas tal suuremaid ujukaid ei olnud võimalik panna ja et kuidagi jubedalt pressis välja. Ikka naised saunas räägivad. Ja me olime duši all. Ja siis saunast tulidki 2 sükest muigel näoga naist välja ja kolmandana tuli üks väga tigeda näoga naine välja. Ja hiljem, kui me foyeest neid kaarte tagasi andsime, jooksis see naine oma mehe juurde käevangu ja vaatas neid väga vihase näoga. Nii et me rääkisime nagu tema mehest seal. Siis ilesti kõik kuulda oli sinna sauna. Ma mõtlen tegelikult ju mina mõtlen selle proua poolt, kelle mees oli, oleks pidanud hoopis teistmoodi olema lahendatud, et ta oleks pidanud just uhkena ja täpselt on ju. Aga võib-olla ta kartiski, et me tahtme meest üle lüüa, jooksis ju kohe käevangu. Ja. Või siis lihtsalt positsioneeris ennast ära, et vaadake, mutid. Võite ju küll arvata, et... Mehel oli siis nii-öelda speedod, ehk siis nagu trussika moodi ujumispüksid, jah? Jaa. Ja ilmselgelt ma saan aru, et kuigi varustus oli siis hämmastav, ei olnud see vaatepilt kõige ilusam. Jah, ja väga piinlik oli, et niimoodi kommenteerimist naine pealt kuulis. Jaa, seda ma usun. On endalgi tulnud selliseid seiku ette. Küll mitte õnneks speedodega ja varustusega. Kas sa ka vahid siin niimoodi teiste varustust? Ei, mina ei vahi teiste varustust. Ma ei ole selline nagu Lea meil on. See ei lihtsalt silma, Ja. Rohkem eriti ei ole vaatanud. Vingerdasid ennast välja. Aga Lea, suured tänud vahva jutu eest ja paneme teema kirja ja jääme ootama uusi piinlikke lugusid. Äkki tuleb veel midagi meelde? Igatahes Facebook on see, kus saate registreerida, otsige üles Raadio Uno Facebooki leht ja kirjutage oma numberi, et tahate pihtida.